Suvised autominutid on taas teel, et tutvustada teile põnevaid puhkamispaiku Eestimaal. Meie eelmistes episoodides külastasime Aidu veeparki Ida-Virumaal ja Põltsamaa Wakeparki. Täna suundume aga ühele põnevale ja pika ajalooga saarele, nimelt Vormsi saarele. Ja seal ootab meid produtsent ja mesinik Karl Kermes. Jääge meiega, autominutid reisi Eestis alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Vormsit asustasid 13. sajandist kuni teise maailmasõja alguseni rannarootslased, mille tõttu on siinsed kohanimed pisut keerulised ja arhitektuur skandinaavialik. Kuid siia tasub sõita üksnes kauni looduse pärast. Autoga on Tallinnast tunni aja tee, lisaks 45 minutit praamis loksumist. Meie otsustasime auto jätta Rohuküla sadamasse ja üle tulla jalgsi. Suveperioodil tasub praamipilet aegsasti ette broneerida, sest tung saarele on üsna suur. Sadamas ootab meid Karl Kermes, kes lubas meil saarele kiire end põhjaliku tiiru teha. Karl, kui tulla nüüd Vormsi saarele näiteks 2 päevaks, siis milliseid paiku tuleks kindlasti kohe külastada? Ma vastaks su küsimusele kõigepealt, kuidas tulla. Et hea on tulla rattaga või jala. Et Vormsi on nii väike, et tegelikult autoga üldse ei olegi vaja tulla. Ja sõltuvalt sellest, mis sind huvitab, aga minu arust on oluline kuskile tulles teada, kuhu sa tuled. Nii et ma alustaks kohe Sviibi külast Vormsi Talurahva muuseumist, kus on siis saare ajalugu, rannarootslaste lugu ja tähtsamad sündmused ja muidugi ka elukorraldus ja riided näiteks, kuidas siin asjad on käinud. Edasi võiks vaadata väga olulised kohad saare mõistes ja ajaloo mõistes on saare kirik ja surnuaed, kus on Euroopa vanim rõngasristi kogu, mis on vaatamisväärsus ja mõlemad on toredad paigad. Ja loodusturism loomulikult, et rannad on ilusad, siin on Rumpa poolsaar, siin on Sakspi rannik, siin on 2 majakat, Sakspi majaka külastamine kindlasti oluline. Kivid on teema, siin on väga-väga suuri rändrahne, ma täna viin teid ka ühe juurde. Kivi avastamiseks vahetasime oma CNG-masina täiselektrilise UTV vastu ja asusime rehvide sahinal teele. Karl, kuhu me teel oleme? See tee on igatahes väga selline endurolik. See on off-road tee, nagu peabki olema, ja me oleme teel ikkagi saare suurima rändrahnu juurde, Smeeni, Sepakivi juurde. Kas see paneb sind imestama? Tõtt-öelda paneb küll. Palun väga, imesta siis. Sa oled siin Vormsil elades hakanud tegelema mesindusega. Alguses Vormsile tulles oli Vormsi niisugune olemise koht, eks. Aga meil on ka mõniteist hektarit maad ja siis hakkad mõtestama, et tahaks ju midagi teha, kuna ma ametilt olen ju produtsent. Produtsent peab kogu aeg tegema midagi, see on kuidagi veres. Ja nii ma läksin õppisin Olustveres mesinikuks, tegin Eestis 2 kohas mesindustalud, üks on siin Vormsil, teine on Lõuna-Eestis. Ja naudin seda tegevust väga. See on ka jälle üks loodusega koos ja kergelt meditatiivne seisund. Vormsi söögikohaks soovitame legendaarset pubi Kroog number 14, kus saab süüa ja tantsu lüüa. Kroog tähendab rootsi keeles pubi. Tundub veider, aga siin saarel oli vanasti 13 kõrtsu. Ööbimisvariante on saarel mitmeid, kuid siingi tuleb kõrghooajal kõik ette broneerida. Meie valisime peatuseks Tibi külas asuva majutusasutuse, mis on rajatud vanasse kolhoosi kontorihoonesse. Selle koha leiate Airbnb keskkonnast. Meie seiklusrikas päev Vormsi saarel on lõppemas. Karl, aitäh sulle selle imelise päeva eest. Vaatame üle, mida tähendas see päev meile arvudes.
Selline oli meie tänane suveseiklus. Oota, Eero, kas sa hakkad saadet lõpetama praegu? Plaanis oli küll. Kuule, enne, mul on sulle 2 kingitust. Näed, palun. Esiteks, sa ei saa Vormsilt ära minna ilma Vormsi meeta. Ma tänan sind. Ja teiseks, Eero, palun. See on kadakaviht, Eero, sa lähed nüüd sauna. Selline oli meie tänane episood. Anname koos Eestimaale jõudu ja puhkame ikka siinsamas Eestimaal. Kohtume autominutites juba järgmisel nädalal. Ära lase kumba raisku nüüd. Autominutid toob teieni Alexela.